Tere kõigile! Tahan teile näidata sellise ilusa lehe, 3D reljeefse lehe heegeldamist. Selleks kasutan ma lõnga, mille koostiseks on märgitud 60% siidi, 20% villa ja 20% kašmiiri. 50-grammine tokk, beebijarn ja see on tellitud Temust. Jämedust öelda ma ei oska ja ka tokis meetrite arvu, kuna see info puudus. No näete. Võtame siit keskelt otsa välja, et siis meil on ilusti hea, et ei hakka see tokk küppama ja lõng jookseb ilusti sujuvalt. Nii. Lehte võib teha erinevalt. Võib teha 5 nupuga, 7 nupuga, 6 nupuga, kuidas keegi tahab. Kui teha 5 nupuga, siis peab ahelsilmusseid keti tegema 18 silmaga. Kui tahate seal 7 nupuga, siis iga nupp tuleb lisada 2 silma juurde. Nii et mina teen praegu 7 nupuga keskel. Ja see tähendab seda, et siis ma võtan kõigepealt lõnga, keeran niiviisi risti ja teen esimese silma. Tõmban selle kinni ilusti ja nüüd teen 22 silma. Et kuna ma tahan 7 silmaga teha, 15 puhul siis tuleks teha 18 silma ahelsilmust, et kett luua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nii, nüüd on meil kett olemas. Ja nüüd edasi jätkame me ühekordse sambaga. Selleks võtame lõnga nõela peale ja alustame 5. silmusest. Nii et loeme siit 1, 2, 3, 4 ja 5. silmusesse siis heegeldame ühekordse samba. Nii, nüüd teeme ühe ahelsilmusse ja teeme 5-kordse nupu ümber selle ühekordse samba. Nii et võtame 1 kord lõnga peale, 1, 2, 3, 4 ja veel kord 5. Ja nüüd tõmbame siit selle läbi ja kinnitame selle nupu ilusti ära. Nüüd jälle teeme ühekordse samba. Selleks me jätame nüüd vahele ühe silmusse siit ja teeme järgmisse, heegeldame ühekordse samba. Näete, mul on selline nõrga ketrusega see lõng ja tükib need kiud maha jääma, tuleb hästi tähelepanelik olla, et ükski lõnga kiud maha ei jää. Ühekordse samba ja jälle ahelsilmus. Ja jällegi teeme 5-kordse sambasi ümber. Lõng peale lõngale. 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja heegeldame läbi. Seda peab hästi niiviisi rahulikult tegema. Ta tükib alati sinna kuskile kinni jääma. Nii. Ja kinnitame nupu ära
ja edasi nüüd jätame 2 silma vahele. 1, 2 ja oot, vaatame kohe, et ikka õieti saab 1, 2 ja 3 kolmandasse. Ja heegeldame jälle ühekordse samba, ahelsilmus ja jälle ümber selle samba uuesti nupp. 1, 2, 3, 4, 5. Heegeldame jälle läbi siit, kinnitame ära. Näete, juba on 3 nuppu meil olemas. Nii, nüüd jätame ühe silma vahele, 1 silm vahele ja jälle ühekordne sammas. 1 ahelsilmus ja jällegi 5-kordne nupp. 1, 2, 3, 4, 5. Tõmbame ilusti siit läbi ja tõmbame, kinnitame ära. Ma korraks kontrollin, kas ma ikka kaadris olen ilusti. Nii, nüüd jälle 1 ahelsilmus, vabandust, mitte ahelsilmus, vaid ühekordne sammas. Jätame, meil on nüüd 2, 4, jätame seekord 2 silma vahet ja kolmandasse silma. Et neid silmi ma jätan vahet mitte nii täpselt, enam-vähem jaotan ära nad, et vahepeal 1 ja vahepeal 2 vahet, aga ja nüüd 1 ahelsilmus jälle. Nii läks miks kiud maha ja jällegi nupp. 1, 2, 3, 4, 5. Heegeldame läbi, kinnitame ära. Nii, 2, 4, 5, nüüd on veel 2 nuppu. Nüüd teeme jälle ühe samba, nüüd jätame vahet 1 silma. Ja jätame 1 silma vahet, heegeldame. Taha tulla. Nii. Ja 1 ahelsilmus ja jälle ümber samba. 1, 2, 3, 4, 5. Heegeldame läbi. No tule nüüd ilusti läbi. Tuli läbi. Nii, ja kinnitame ära. Ja nüüd on meil juba 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuppu, mis tähendab seda, et meil on viimane sammas veel vaja teha. Jätame jälle 2 silma vahet. 1, 2 kolmandasse. Teeme ühekordse samba. 1 ahelsilmus ja viimase nupu. 1, 2, 3, 4, 5. Ja heegeldame selle läbi, kinnitame ära ja teeme 1, 2 ahelsilmust ja kinnitame viimasesse silma aassilmusega. Oh, näed, nüüd läks maha. Oot. Viimasesse silma. Näete. Aassilmusega. No ei taha läbi tulla. Tuli küll. Nii. Nüüd teeme ühe ahelsilmusse. Ja hakkame siit teiselt poolt nüüd tagasi tulema. Selleks me heegeldame kõigepealt siia esimesse vahesse 3 kinnissilmust. 1, 2, 3. Siis teeme ühe poolsamba siia samma.
nii ja nii. Nüüd igasse vahesse edasi teeme 2 ühekordset nuppude vahele teeme 2 ühekordset sammast. Nii, esimesse vahesse 1 sammas ja teine sammas. Nii, see ots segab meil siin. Siia jälle 1, 2, järgmisse vahesse 1. Oi, lõng läks maha. 2. Nii, näete, tuleb ilusti. Ja jälle järgmisse nuppude vahele 1, 2. Nii, järgmiste nuppude vahele 1 ja 2. Ja viimasesse nuppude vahele 1, 2. Nii, nüüd siin otsas on selline aas meil ja siia me hegeldame 7 sammast. 1, et meil tekiks ilus kaar siia otsa. 2. 3, 4, 5, 6 ja 7. Näete, tekib selline ilus kaar siia nuppude otsa. Nii, ja nüüd lähme teisele poole ja hegeldame nii, et hegeldame 1 samba nupu kohale ja teise samba nupu vahele. Nii et lähme selle ringiga siit nüüd alla. 1 sammas nupu kohale, 1 sammas nuppude vahele. Jälle 1 ühekordne sammas nupu, läks kuskile vahele sinna, nupu kohale ja 1 nuppude vahele. Näete, tuleb ilusti. Nii, ja jällegi nupu kohale ja nuppude vahele. Nupu kohale ja nuppude vahele. Nii. Lõnga ette, et ilusti vabalt jookseks. Nii, nupu kohale. No mine sinna taha. See tuleb pärast hiljem nõelaga kinnitada, sest et kui ma teda niisama siin lasen, siis ta tükib siit uuesti välja hüppama, nii et tuleb korralikult nõelaga kinnitada. Siin on natuke see hõre see ja siis ta tuleb välja. Et ei ole nagu selle koos hegeldamisest väga palju kasu, ikka lõpuks rolib välja. Nii, jälle nupu kohale ja siia nupu vahele viimane kord. Nii, ja nüüd on meil see veel 1 siia nupu kohale. Nii, oot, valesti läks natuke nupu kohale ilusti. Nii. Viimane sammas ja nüüd läheme, teeme siia 1 poolsamba ja 3 kinnissilmust. 1, 2, 3 ja kinnitame ahelsilmusse ka ilusti ära. Näete, sai meil selline ilus lehekene. Edasi teeme me sellele lehele nüüd 1 äärisse. Nii, kõigepealt teeme 1 ahelsilmusse
ja lähme heegeldame ilusti vabalt, ilma et väga tugevalt, et muidu ta hakkab meil lokkima, nagu krussi tõmbama, aga ilusti vabalt, niiviisi kergelt heegeldame terve ringi kinnissilmustega. Ei kasvata, ei kahanda, lihtsalt igasse silma üks kinnissilmus ja rahulikult, ilma et väga tugev oleks see, et vaatame, et ta meil krussima ei hakkaks. Näete, nii tuleb ilusti siin selline kinnissilmused. Teeme terve ringi ära. No, kus ta nüüd seal jäi? Nii. Ilusti. Vahepeal vaatame ja venitame, et ta meil liiga tugevaks ei läheks. Ja kui läheb liiga tugevaks, siis pigem tõmmake natuke uuesti tagasi, tehke nõrgemalt, et ta kindel oleks, et ei hakkaks selliseks kausiks tõmbama, et ta ikka jääks sile leht, et need motiivid peavad olema hästi loomulikult vabad, et nad ei tohi kuskile poole lokkida ega kiskuda. Et see on nüüd ka jälle üks Iiri pitsi motiiv. Nii, viimase silma jälle aassilmusega kinnitame ära. Nii, nüüd sai ring meil täis. Ja nüüd me teeme sellise ilusa reljeefse sellise saki siia äärde. Selleks teeme me siia otsa ahelsilmusse ja nüüd hakkame tagasi heegeldama kinnissilmustega. Selleks, et see serv tuleks ilus ja reljeefne, ei tohi olla see aas siin väga lühike. Me natuke venitame seda aasa ja lähme tagurpidi tagasi ja hoiame nagu natukene kogu aeg seda tööd kerge venituse all, et meil oleks endal näha, et me ikka õietleme. Ja jälle pistame ja tagasi silma igasse silma heegeldame ühe kinnissilmusse ja lähme niiviisi kogu aeg tagasi. Ja just see, et tõmbame natukene pingule ja seda aasa ka natuke suuremaks ja siis jälle tagasi. No nii, nüüd läks meil ära käest. Ja näed, hakkab tulema ilus selline sapp siia äärde. Nii. Aga jah, oluline on just see, et tuleb natuke seda aasa tõmmata suuremaks, et see töö oleks natuke pingul, et muidu hakkab ta kausiks tõmbama ja teine asi, et ei teki, kui liiga tugevalt heegeldada, kui ei tõmba seda aasa natuke suuremaks, ei teki seda sakki, et jääb selline liiga madal ja ei ole seda ilusat reljeefset sakki siin ääres. No nii, nüüd ei taha läbi tulla. No mis ta nüüd, kuhu ta kinni jäi? No tule läbi, tuli läbi. Okei. Nii, näete, kui tuleme, aga siin on mul üks lõng natuke maha jäänud, aga ma loodan, et see sakk peidab selle ära, et üldiselt, kui ma vähegi märkan, siis ma tõmban ennemini silmapaar uuesti ülesse, et ei jääks need kiud maha, et töö ei muutuks koledaks. No näete, siin kaduski ta sinna
selle egelduse alla ära ja see nagu ei muutnud midagi. Aga kui on ikkagi kuskil keskel, siis ja jääb näha, siis muidugi üks võimalus on, kui ikkagi avastate hiljem ja juba olete nagu praktiliselt ära motiivi teinud, et siis tõmmata töö teisele poole see aasakene, et ära peita, pealt näha ei jääks. Aga kui vähegi võimalik, siis et jälgida, et need niidid ilusti kõik heegelnõela taga oleksid ja töö saaks korrektne. Nii, ja teeme ilusti terve ringi ära. Nii. Nii. Igasse kinni silmusesse. No midagi jäime siin kuskile taha nüüd. Okei, ei olnud hea. No ikka kui hakkab midagi maha minema, siis ikka läheb järjest. Nii. Ja saabki ring täis kohe. Ja saabki ring täis. Nii. Ja viimase jälle tõmbame siit aast silmusega kinni ja ma keeran selleks töö nagu teisipidi, et siis mul on see silm õige nurgalt ja ma saan ta ilusti kätte. Näete, saigi meil ilusti selline leht. See leht võibki jääda selliseks, kui soovite. Neid lehti võib olla erinevaid, et üks võimalus on, et on selline leht. Aga teine võimalus on, et me teeme sellise ilusa kaare siia juurde. Ja seda kaart võib teha ka nii, et teed ühe ja võib ka veel ühe kaare siia juurde teha. Või siis kas või teisele poole ka veel see kaar. Et see on nüüd täpselt, kuidas keegi soovib. Aga võib ka olla selline leht. Aga meie teeme nüüd sellise kaare veel juurde, et siis te nagu näete, kuidas tehakse seda teist kaart ka. Selleks me teeme nüüd kõigepealt ühe ahelsilmusse ja nüüd hakkame tegema tagant tõstega eegeldust. Ja selleks me teeme siis nii, et kõigepealt teeme tagant tõstega, näete, pistame siit tagant läbi ja lähme siia. See on selle nagu selle silma tagant, ühesõnaga. Ja teeme kõigepealt ühe tagant tõstega kinnissilmusse, siis teeme teise tagant tõstega kinnissilmuse ja nüüd teeme edasi 13 tagant tõstega ühekordset sammast. Nii 1, 2, 3, 4, jälle pistame siit tagant läbi, 5, 6, näete, tuleb selline serv siia,
6 ja ikka kogu aeg võtame siit, tõstame, lükkame siit, näete siit tagant niiviisi läbi. 7. 8. 9. Ja ikka ühekordne sammas. 10. Ja tagant tõstega. Oi, mingi kiuk läks maa. 11. No, kus see on siin? 12 ja 13. Nii, no näete, jõudsime siia umbes selle viimase nupu kohale, mis oligi nagu mul eesmärk. Nii, ja nüüd teeme siis ühe ahelsilmusse ja tuleme jälle, teeme selle sakikese, nii nagu me tegime siin, tuleme jälle, heegeldame tagurpidi kinnissilmustega tagasi. Ja teeme siia siis, oot, ma ei, mitte selles saas. Nii, teeme järgmisse. Nii, sinna. Lõngad läksid maha, no on küll ikka vaja ikka vahepeal pusserdada ka natukene, muidu äkki saab korralikult on. Nii. Üks kord siit läbi, no nii tuleb. Nii. Ja lähme nüüd ilusti siit järjest nii tagasi. Jälle tõmbame natukene selle aasa suuremaks, et meil ilusti see sakk siia tekiks. Ja kinnissilmustega läheme tagurpidi lihtsalt kinnissilmustega siit tagasi. Igasse silma üks kinnissilmus tagurpidi tagasi. Nii. Ja viimane siia ka. Ja selle kinnitame jälle aassilmusega siia lihtsalt ära keerame tööringi, tõmbame läbi ja veel üks kord läbi ja niidi. Ja lõikame lõnga katki. Nii. Ja me saime väga ilusa, natuke venitame seda tööd. Nii, ja näete, saime väga ilusa lehe, mis oligi meie eesmärk. Nii et jah, soovi korral on võimalus veel seda teha siia ja teha ka nii mõlemal pool. Vabandan. Aga suur aitäh teile vaatamise eest ja kui teile meeldis, siis pange pöial ja hakake minu jälgijaks.